Kas te teate seda musklisõnu? Kindlasti teate, kõik Eesti geimerid teavad, see on ju HD Tanel. Teate, mis tema juures veel huvitav on? Sony on ta sponsor. Ja teate, mida Sony veel suudab teha? Sony suudab Taneli arvamust ümber lükata. Siin videos esitlen teile ühte näidet, kuidas Tanel tänu sponsoritele enda iseloomu muudab ja mängude suhtumist. Järgmises klipis kuulete Taneli suhtumist Drive Clubi, kui ta esmakordselt seda nägi Sony pressikonverentsil. Peale seda tuli siis selline mäng nagu Drive Club ja Drive Clubi graafika oli juba, ütleme nii, et parem kui Killzone'il, kuid siiski jälle mitte midagi väga erilist. Kuna näiteks Project Cars, mida teeb Slightly Mad Studios, hetkel näeb sellest kaunim välja. Aga ütleme niimoodi, et võib-olla midagi Project Gothami taolist, kui too siis tuli välja, kui uued konsoolid välja tulid, et ma ei tea, samas kui PlayStation 3 välja tuli ja uus Project Gotham Racing tuli selle peale, see nägi ulme kaunis välja, tõsiselt ajast ahetama. Aga jälle selle Drive Clubiga oli sukene lugu, et nagu ei olnud midagi nii erilist seal. Jah, räägiti erinevaid võimalusi, kuidas seal mängus mängida ja nii edasi. Ei tundunud nii huvitav ja samas jäin jällegi kukalt klatsima, et milleks sükene mäng tuua uue generatsiooni konsooli esmasesse esitlusse. Aga ju siis pole võib-olla väga palju nagu inimesi veel tootmas mänge siis PlayStation 4-le või siis keskendumas PlayStation 4-le hetkel veel, kuna konsool näiteks ei ole väljas veel. Nüüd võrrelge äsja kuuldud klippi kahe järgmise klipiga, mis esinesid Taneli PlayStation Plus videos. Ja lisaks, kui PlayStation 4 veel välja tuleb, siis kõige esimene mäng, mida te seal tasuta saate PlayStation 4 peale, on Drive Club, mis näeb uskumatult ilus välja ja on üsna huvitava sisuga. Lõpetuseks siis nii palju, et PS Plus liikmeks on teil vaja hakata nii või naa, kui soovite järgmise generatsiooni PlayStation 4 peal mitmikmängu mängida. Kuid nagu enne mainisin, siis ka PlayStation 4 peale hakkab iga kuu tulema tasuta mänge. Ja seal listis on kohe kindlasti midagi väga magusat, nagu näiteks Drive Club kõige esimesel kuul. Kas te kuulsite Taneli erinevat arvamust? Arvatavasti esimeses klipis olev arvamus oli Taneli isiklik arvamus Drive Clubi kohta ning teises ja kolmandas klipis olev arvamus oli Sony poolt peale surtud, kuna Sony tahtis arvatavasti, et Tanel teeks Drive Clubile promo. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni järgmistes videotes. Nägemist!